tere tulemast kõigile. Tere tulemast neile, kes on tulnud siia suurele futuroloogilisele kongressile esimest korda. Tere tulemast neile, kes on tulnud siia teist korda. Tere tulemast neile, kes on siin kolmandat korda ja tere tulemast neile, kes on käinud kohal kõik eelmised 3 korda ja on nüüd siin saalis ja kongressil juba 4. korda. Meil on väga hea meel, et see suur futuroloogiline kongress on nii jõudsalt edasi liikunud, et me oleme jõudnud enda 4. ettekandeni, nii et tulevik juba paistab. Kauguses paar sammu on veel minna, aga ma arvan, et täna õhtul me jõuame sammukese sellele tulevikule, ükskõik kas ta on siis parem või halvem, veel ühe väikse sammu lähemale. Ja ütlen veel eesti keeles siia ka, et vestlus toimub rootsi keeles, nii et kõik, kes ei võtnud veel endale kõrvaklappe, aga vajaksid neid, et siis nii inglise keeles kui ingliskeelsesse, nii rootsi keelest inglise keelde kui rootsi keelest eesti keelde, et seda saab siis sealt eest võtta. And a little bit in English. So welcome everyone back again to the Great Futurological Congress. It's great to have you here. And just a practical note before the beginning that if you need translation from Sweden to English, then it's now the last moment to grab the headphones and then you can enjoy the discussion about futures and literature. Yeah. But without further ado, I will give the word to our presenters, talkers, and it's great to welcome Lydia Sandgren here in the Great Futurological Congress. So the floor is yours. Ja. Ja ennekõike tere tulemast Lydia Sandgren. Nagu me kuulsime, oleme me sattunud üritusele, mille nimi on Futuroloogia kongress. Ja siin käib jutt siis parematest ja halvematest tulevikuversioonidest ja kohe räägime ka sellest, mis on sinu arvamus kirjanduse ja hariduse tulevikust, aga see, et sina oled sattunud siia futuroloogia kongressile on natuke paradoksaalne, sest sa oled öelnud varem seda, et sa oled sõltuvuses möödanikust. Jah, on küll nii. Jah, tõepoolest, sellest ajast, kui ma väike laps olin, on mul nagu emotsionaalne huvi olnud selle suhtes, mis on möödas. Ma olen alati tahtnud rohkem teada mitte ainult väga kaugest minevikust, näiteks seal 18. sajand või veelgi varasem aeg, vaid lähiminevik on mind huvitanud. Ja see on selline möödanik, mis peaaegu on käega katsutav, aga päris ei ole ka. Mina ise olen sündinud 87. aastal, mitte 78. Nagu on valesti eestikeelses väljaandes. Tegelik sünniaasta on mul 1987. Ja 80. aastat ja ka 90. aastat olid minu jaoks seotud mingisuguse sellise põnevuse kvaliteediga. Ja minu vanemad rääkisid sellest ajast üsna sageli, ma ise kogesin seda väga sageli ja seepärast mul on tunne, et see mõjutab ka seda, kes minust on saanud ja üks esimesi mõtteid, kui ma hakkasin mõtlema selle väga mahuka raamatu peale, mul
läks 10-11 aastat selle raamatu kirjutamisele ja ma olin siis kuskil 26-27, kui ma alustasin. Ja siis ma hakkasin just mõtlema, milline on siis oleviku ja mineviku omavaheline suhe, kuidas minevik, kuidas möödanik on mõjutanud seda, mis praegu on meie jaoks aktuaalne. Ja see suhtumine või see huvi on sul ühine ühe raamatutegelasega, Raakeliga, ja Raakelist räägime me natukene rohkem hiljem. Ja ma arvan, et kuulajaskonnas vast kõik ei ole veel jõudnud raamatut lugeda ja seepärast paluksin, et sa ise võtaksid lühidalt kokku, millest see raamat räägib. Oi, see on hull küsimus, aga ma natuke harjutasin vastamist sellele küsimusele ka ja selle romaani gravitatsioonipunkt on ju selles, et selle perekond Bergi peres juhtub selline asi, et ema kaob ära ja tema lapsed on sellel hetkel 7 ja 3-aastased ja tema mees ei saa mitte millestki aru selles olukorras ja me siis jälgime neid lapsi, kui nad on saanud juba suuremaks, täiskasvanuks ja Martin, siis peategelane, me jälgime Martini teekonda läbi elu sellest ajast, kui nad Ceciliaga noortena kohtuvad, armuvad ja kui nende lapsed on pisikesed ja kui siis ema kaob. Aga romaanis jälgitakse ka Raakelit, tütart, ja kui ta on 24-aastane, õpib psühholoogiat Göteborgi ülikoolis ja püüab siis välja selgitada, kuhu ta ema tegelikult kadus. Ja siis on selles romaanis muidugi veel terve hulk igasuguseid muid asju ka, aga ütleme, et see põhilugu on just selle perekonna lugu ja palju räägitakse ka õppimisest. Martin käib ülikoolis, tahab saada kirjanikuks saada, et see on nagu teatud mõttes selline hariduse romaan ka. Ja võib ka öelda, et üks peategelastest, Martin, aga ka Raakel, nemad teevad läbi siis sellise haridusliku teekonna romaani vältel. Raakel põhiliselt käsitleb ka minevikku ja oleviku sündmusi, nendest räägitakse suhteliselt vähe. Ja Raakeli kohta kindlasti oleks saanud romaanis palju rohkem öelda, kui sealt tegelikult on öeldud. Jah, kõlab väga põnevalt ja võib-olla tõesti pöördute veel kunagi selle tegelase juurde tagasi. Aga räägime natukene romaani tegevustiku keskkonnast. Peamiselt toimuvad sündmused Göteborgis. Göteborg on teiseks suurim linn Rootsis, aga Göteborg ei ole eriti ilukirjanduses olnud siis käsitletud. Peamiselt ikka Stockholm ja Malmö ja võib-olla Uppsala ka, aga Göteborgist ei ole nii palju kirjutatud. Mis selle põhjuseks võib olla? Võib-olla on nii, et paljud Göteborgist pärit kirjanikud on mingil perioodil läinud Göteborgist ära, näiteks Stockholmi. Ja Göteborg on kaubandus- ja tööstuslinn, on seda alati olnud ja meie suur panus
maailma arengusse, on Volvo ja siis kuullaagrite tehas SKF. Mõelge, kui palju neid kasutatakse terves maailmas ja siis muidugi ka laevaehitus kuni kusagil 80ndate aastateni, kui laevaehitus kokku varises. Nii et Göteborg on kindlasti panustanud päris palju Rootsi arengusse, aga mitte nii palju kunsti või kirjanduse poole pealt. Muidugi on ka neid kirjanikke ja kunstnikke, aga see on nagu kuidagi olnud erand või nad on olnud marginaalsemad või perifeersemad. Neil ei ole olnud seda keskset positsiooni nagu Stockholmi kunstnikel, mis on ju Rootsi kultuuripealinn. Ja ka ei ole olnud sellist hariduse traditsiooni nagu Uppsalas või Lundis. Göteborgis on küll ülikool olemas, aga Chalmersi tehnikaülikool on kindlasti kuulsam ja ehk sellises linnas, kus tehakse kuullaagreid ja ehitatakse laevu, peabki olema just tehnikakõrgkool. Ja on väga palju elujõulist intellektuaalset tööd, mida tehakse Göteborgis, aga nad on kogu aeg nagu teisel positsioonil. Ja mul ei olnud mitte kunagi sellist ettekujutust, et minust võiks kunagi saada kirjanik, vaid minu ettekujutus oli, et peab tegema mingisugust tööd, et saaks ennast ära elatada ja et kultuurivallas tegutsema hakata. Aga ma ei soovitaks sellist kahtlemist kellelegi teisele. Stockholmis näiteks selline kultuurile keskendumine on palju ilmselgem ja Göteborgis võib olla üks kunstivaldkond siiski on esile tõstetud. Seal on, ja selleks on muusika, seal on igasuguseid bände ja head sellist harjutusvõimalusi just rockmuusika osas. Ja minu enda kunstniku juured on ka just selles muusikas. Ja ma ei hakka ütlema, et sõitke kohe Göteborgi. Ma ütleksin siiski, et sõitke kõigepealt ilusasse Stockholmi, aga selleks, et Göteborgist aru saada, tuleb natuke rohkem süveneda. Õppimiseks on Göteborgi hea linn. Ja sealt me võime hiljem veel rääkida Göteborgist. Me saame siiski öelda nii, et selles romaanis oled sa küll kirjeldanud Göteborgit kui kultuuri ja intellektuaalset keskust. Ja seal on ju romaani tegelaseks ka üks maalikunstnik ja nii edasi. Ja mina ise olen ju ka Göteborgi ülikooli taustaga ja sellepärast saan ka kinnitada seda, et Göteborgis on olemas kultuurikihid ja haridusinstitutsioonid. Jah, tõesti, ma võin öelda, et paljud on just rõõmustanudki selle romaani üle sellest vaatevinklist. Ja minu arvates on põnevam ka kirjeldada midagi sellist, mis on natukene nagu muust kõrval, mitte nii-öelda tähelepanu keskmes. Ja näiteks mina ei oleks ise tahtnudki kirjutada sellist haridusromaani näiteks
kus tegevus toimub Uppsalas. Uppsala on ju klassikaline ülikooli linn ja seal on mingi nagu konflikt, humanitaarteadused, filosoofia, kirjandus, kunst. Et paigutada kõik need tegevused sellisesse linna, kus justkui ei ole huvi nende humanitaartegevuste üle. Ja siis rääkida sellest kunstnike elust sellises keskkonnas ja linnas. Ja seal on teatud selline konflikt sees ja sellesse suhtutakse ju ka natukene erinevalt. Näiteks üks peategelastest, Martin, tema kannatab natuke selle alle, et ta ei ole päris kindel, millisesse sotsiaalsesse klassi ta kuulub. Ja tema ema töötab raamatukogus, isa on meremees ja ta ei tea, kas ta kuulub siis keskklassi või on ta hoopiski Göteborgi töölisklassi osa. Aga temas on ka see soov, et ta tahaks siis saada akadeemilist haridust ja ta igatseb seda, aga see ei ole tema jaoks mingisugune enesestmõistetav asi, et ta hakkaks humanitaarteadlaseks ja hakkaks kirjutama ja looks endale siis ruumi ja koha selles hariduse valdkonnas, mida ta kõige rohkem hindab, ehk siis, et temast saaks kirjanik. Ja tahtsin veel öelda, et raamat on väga detailne ja paljud, kes on Göteborgis või Göteborgi kandis elanud ja seda raamatut loevad. Neil on väga sügava mulje jätnud see, kui palju ilusaid tähelepanekuid on sul olnud Göteborgi erinevatest kohtadest, nii et see on väga eriline. Aga muidugi ei saa seda siis seisukohta omada kõik siis lugejad. Aga näiteks Stockholmi lugejad, mis on su arvamus, kuidas nemad sellesse suhtuvad? Mind ennast huvitavad paigad, kohad ja nende spetsiifilised iseloomujooned. Näiteks, mis koht on Tartu võrreldes Tallinnaga, mis on erilist ja seeläbi ka võimalik näiteks teha Tartus, aga Tallinnas ei saa teha või siis ei saa teha Narvas. Sest üks paik või üks koht on ju ühest küljest füüsiline keskkond, hoone, kus me praegugi viibime, see ümbrus siin. Ja siis see füüsiline keskkond koos mõjus nende inimestega, kes selles kohas on ja tegutsevad. Ning minu arvates on huvitav või ma tahaksin lugejatele edasi anda paikade erilisuse tunnet. Ja kindlasti on palju raamatuid, kus üldse ei tegeleta kohtadega. Näiteks, kus tegevustik toimub Pariisis 50ndatel või Madridis 20ndatel. Alati ei ole see raamatu seisukohast oluline, aga mina arvan, et minu tegelaskujude psühholoogilised eeldused on väga tihedalt seotud sellesama keskkonnaga, kus nad elavad. Ja ma tahaksin ka oma lugejatele edasi anda, kuidas oli 80ndatel
tegutseda ja elada Göteborgis. Ma ise küll oletaksin, et selle keskkonna kirjeldamisega on väga õnnestunult toime tuldud. Ja veel üks küsimus, mis tõenäoliselt on sageli kõlanud. Sa nimetasid siin seda, et sind huvitavad 80. ja 90. aastat. Ja samas sa ise ei ole neid täiskasvanuna kogenud. Kuidas saavutada autentsust? Kuidas teada saada, et nii me kõnelesime, seal ja seal käidi? Kuidas sa sellega tegelesid? No, kõik inimesed, kellega ma kokku olen saanud, nendelt ma olen muudkui küsinud ja mul on väga hea detailimälu. Ja enne kui ma aru sain, et mul on vaja põhjalikumat uurimist teha, siis umbes 4 aastat ma siis lihtsalt rääkisin. Ja raamatus on üks stseen, kus Martin ja Cecilia on mõlemad üliõpilased ja nad on käinud mingil peol ja on täiesti purjus, täis. Ja nad on siis korralikult pidu pannud ja täiesti purjus. Ja ma mõtlesin, et huvitav, mida 1984 aastal oli täiesti purjus. Ma teadsin ise oma kogumisest, mida tehti siis 2014 näiteks, kui noored olid purjus. Ja vaataks õige Netflixist, mõtlesin ma, äkki seal on mingeid filme. Või kas näiteks 80. aastatel võis üldse olla kõigil üliõpilastel nende kodudes telekaid. Ja võib-olla mustvalge telekas võis mõnedes tubades olla, aga 84. aastal, mida näidati Rootsi telekas? Tollel ajal oli riigitelevisioon, esimene kanal ja teine kanal ja tollel ajal ei olnud mingeid teleseriaale, mida oleks võinud korduses vaadata. Ja siis ma hakkasin uurima ja mul tundus, et ei pea olema nii väga täpselt õige, aga peab olema usutav. Ja võib-olla 84. aastal oleks vaadata mingit filma, aga mitte Game of Thrones, aga Piece of Mash, võib-olla seda oleks saanud vaadata. Või siis Familia McKayen, et äkki neid tollel ajal näidati. Mina muidugi neid telesaateid näinud ise ei olnud. Nii et ma pidin peaaegu nagu sotsiaalantropoloog sisse elama nende tegelaskujude elukeskkonda. Ja mulle tundus see tohutult põnev. Ja oli lõbus sellega tegeleda. Ja ma arvan, et mul on veel üks anne. Ja mul on sellest olnud palju kasu. Ja see on see, et ma tunnetan kuidagi ära, mis on tõenäoline ja mis ei ole tõenäoline. Ja teatud ringkondades, teatud keskkonnas on alati olemas oma mingi loogika ja kuigi ei tea täpselt, kuidas võis olla või mis võis olla, aga kui otsida ja hakata nagu ette kujutama ja looma mingisugust keskkonda, siis on võimalik luua selline, ütleme, raam või raamistik,
sellele, kuidas see keskkond võis olla. No 100% täpne see ei pea olema, aga tõenäoline peab olema. Ehk siis mis oleks võinud juhtuda. Nüüd saame natukene teemat vahetada ja hakkame rääkima romaani peategelastest. Ja enne kui täpsemalt räägime spetsiifilistest konkreetsetest tegelastest, siis tahaksin nimetada seda ka, et sinu hariduse järgi oled sa psühholoog. Ja kuidas on see taust aidanud sul tegelasi luua või kirjeldada inimeste omavahelisi suhteid? Väga hea küsimus. Ma olen ise ka mõelnud selle küsimuse peale ja võib-olla see tõsiasi, et ma kirjutan raamatuid ja loen raamatuid, on mõjutanud minu oskusi psühholoogina ja terapeudina. Ma arvan, et kirjutamine, ma olen väga palju teinud psühhoteraapiat, see mulle meeldib. Ja siis psühhiaatrilisi uuringuid teen, siis ATH, autism, psühholoogilised häired, uurin neid juhtumeid. Ja ma olen märganud, et just sellised nagu uurimised ja kirjandus, need oleksid nagu sama puu erinevad oksad. Need on ju kõik seotud inimeste elulooga, elu eeldustega, tingimustega, millises keeles, milliseid sõnu kasutades inimesed räägivad iseendast, kirjeldavad ennast ja oma elu eeltingimusi. Ma arvan, et kirjutamine või võib-olla peaksin ütlema leiutamine on selline protsess, et ma kuidagi leian endas midagi sellist, mis alati on minus olemas olnud. Mul ei tundu nii, et ma mõtlen välja tegelasi. Ei ole nii, et ja küll ma pean nüüd ühe tegelase leiutama, ta peab olema selline ja selline. Tavaliselt on hoopiski tekib mingisugune hämarate piirjoontega tegelane ja selline üldine kujutlus ja ühtäkki tegi selline õnnistatud seis. Ma tean täpselt, ma näen oma silmade ees, ma olen kindel, mida see inimene siis on erinevates olukordades, mida ta iseendast arvab, kuidas ta käitub. Ma ei mõtle seda välja, vaid ma justkui avastan seda ja ühtäkki ma avastan, et see muidugi, tema oli ju selline inimene, loomulikult. Ja mõnikord võtab see protsess üsna vähe aega. Ja nüüd, kui ma kirjutan oma teist romaani, mida ma olen teinud juba 4 aastat ja mul on tohutuid probleeme olnud peategelase emaga, kes küll ei ole selles romaanis peategelane, aga intriigi mõttes ja peategelase jaoks on psühholoogiliselt ema väga oluline, tähendanud palju. Ja ma olen kuidagi näinud seda ema väga nagu ebaselgete piirjoontega. Ja nüüd paar nädalat tagasi juhtus see, et äkki kõik tükikesed kukkusid nagu oma kohale ja ma nägin teda selgelt ja küllaltki hea ettekujutus on mul nüüd olemas, kes ta on tegelaskujuna.
ja varem mul ei olnud sellist kliinilist arusaama inimeste sisemisest nagu arengujärgnevusest. Mul ei olnud ka selliseid kogemusi, nagu mul praegu on. Ja ma ei olnud nii optimistlik ja ma ei saanud aru ja ma ei saanud näiteks oma patsientide nii-öelda eluprojektidest samamoodi aru, nagu ma praegu saan. Ja mul läks natuke aega enne, kui ma õppisin küsima seda küsimust, et kes on see minu patsient minu ees, mis on võimalik tema jaoks, tema elus, mida saan mina teda aidates teha ja mida saaks tema oma elus teha, et elu läheks kõige paremini. Et mitte süveneda omaenda nii-öelda intelligentsetesse mõtetesse väga sügavalt ja psühholoogina mõelda rohkem nii-öelda selle inimese seisukohast ja tema võimalustest ja ma ütleksin, et kirjaniku jaoks on olukord umbes sama. Ja lähme nüüd natukene sügavamalt peategelaste juurde selles romaanis kogutud teosed. Ja kindlasti on seda küsitud jällegi paljudel kordadel, aga mitte Eestis. Ja Rootsis oli palju reaktsioone sellele romaanile sellised, et kuidas saab 30-ndates naiskirjanik kirjutada siis 50-ndates aastates mehest. Ja kindlasti räägib see Rootsi kirjanduskriitikast ka midagi ja kriitikute vanusest. Aga ma arvan, et sa oled vist varem öelnud, et 50-aastase mehe perspektiivist kirjutamine ei olnud sinu jaoks raske. Ei olnud. Ja mulle tundub peaaegu nii, et ma võib-olla olen natuke liiga range. Et kui oleks olnud vastupidine olukord, kui 50-ndates meeskirjanik oleks kirjutanud 30-ndates naistegelasest, siis oleks need kriitikute küsimused olnud palju teravamad. Ja ei ole väga palju olnud sellest juttu, et kuidas sa sellega toime tulid, kirjutasid 50-aastasest mehest. Soo, ei olegi olnud palju juttu. Mulle tundus, et on olnud. Ja praegu tuli mul see mõte, et võib-olla samal ajal, kui ma kirjutasin, siis mõtlesin ma 100 000 korda, et kuidas ma sellega nüüd toime tulen, kui lugejad on mehed. Nad näevad mind kohe ju läbi. Ma lugesin Karl Ove Knausgårdi Mein Kampf, minu võitlus uuesti läbi ja mõtlesin, et kui ma selle läbi kaotan enesekindluse, siis ma ei suudagi seda romaani lõpetada, vaid pigem tuleb mul ise ennast julgustada, et ma saan hakkama. Ja ma ütleksin, et see oli väga lõbus. See oli seotud avastamisrõõmuga ja nagu rõõmuga, kui ma kirjutasin Martinist. Nüüd Raakeli perspektiivist kirjutades, sest seal on vaheldumisi Martini ja Raakeli peatükid. Kui ma Raakelist kirjutasin, siis
tuli see kuidagi nagu raskemalt ja ma tundsin, et ma hoian ennast kuidagi tagasi, natukene selline ma pidin nagu mingisugust vastuseisu murdma, kui ma Raakelist kirjutasin. Ja kui ma kirjutasin Martinist, see oli minu jaoks kergem. Eriti kui ma kirjutasin Martinist teismelisena, oli vabadus ise leiutada. Ja kuigi ma ise ei ole poiss või mees, mul oli ju ikkagi olnud palju poisse elus enda ümber või noori mehi. Ja mul on tunne, et mingisugune selline siirus või ausus elamuste ja tunnete osas on ka siis minus olemas. Ja just, mida ma enne nimetasin, et see tõenäosuse äratundmine, kui mingi asi oleks päris viltu läinud, ma oleksin selle ära tundnud. Ja siis veel see ka, et meid inimesi ühendab palju rohkem, kui meid lahutab. Ja alati ei mängigi väga suurt rolli, mis soost inimene on, kummast soost inimene on, mis ajal inimene elab. Selles kõiges on väga palju ka meie inimeste vahel ju sarnasusi. Jah, täpselt. Ja seetõttu ei pruugi see olla keeruline niimoodi kirjutada. Jah, põhimõtteliselt mitte, aga tuleb siiski olla nagu tähelepanelik ja tundlik ja nii kogutud teoste osas kui ka teise romaani osas, mida ma praegu kirjutan, tuleb ikkagi hoolivalt suhtuda oma tegelastesse ja kriitikud näiteks, kes mõnikord armastavad öelda halvasti ja kui on kättemaksuga tegemist või kui tahetakse midagi halvasti öelda, siis see on kõik kuidagi väga ühekülgselt kukub välja. Aga kui on mõistmine, kui on hoolimine, siis tavaliselt kukub asi paremini välja. Ja küllap see üldiselt nii on, aga Strindbergist rääkides, temal on ju vastupidi. Jah, temal tuleb tõesti suurepäraselt see teine külg välja, aga enamus meist ei ole Strindbergid. No võib juhtuda, et veel ei ole Lydia Strindbergiga võrreldav. Ja võib-olla ma ei ole lugenud samu retsensioone või samu artikleid, aga mulle tundub, et Martini osas kultuuriajakirjanikud ja kriitikud, nad ei ole nii huvitatud olnud kui Raakeli suhtes. Ja Rootsis on kuidagi seda Martinit kirjutatud nagu sellist keskpärast isikut, kes ei saavuta oma eesmärke elus ja et tal ei õnnestu asjad elus. Ja ma olen aru saanud, et sa ei nõustu sellega. Ei nõustu. Mina arvan, et selline tõlgendus hoopiski räägib tõlgendaja enda ambitsioonidest ja prestiiži vajadusest, siis et ehk saada inimeseks, kes kirjutab raamatuid,
ja raamatukaanel on enda nimi ja nii edasi. Selles mõttes tõesti Martin sellega toime ei tule ja võib öelda, et on keskpärane. Aga inimese toimetulek elus sõltub pigem inimese võimest võtta vastutust, jääda oma positsioonile, teha neid töid ja tegemisi, mida olukord eeldab ja siis tegutseda millegi nimel, mis selle inimese silmis on oluline. Ja Martin on ju kirjastaja, ta kirjastab raamatuid ja selles mõttes ei ole ta sugugi läbi kukkunud. Tal on väike kirjastus ja väikese kirjastuse elus hoidmine ei ole sugugi lihtne. Ja minu arvates on tal kõik põhjused olla väga uhke oma elutöö üle, kuigi ta ei ole kirjutanud ise raamatuid ja ei saanud ta ka oma ülikooli lõputööd kirjutatud. Aga samas tema abikaasa on erakordsete akadeemiliste võimetega ja täiesti intellektuaalse isikuga ja ta kaitseb oma teaduskraadi. Ja kuigi see võttis tal 10 aastat aega, sama kaua kui minul endal võttis aega ülikooli lõpetamine, aga siis Cecilia kirjutab kolonialismist ja mõtteloost kolonialismiga suhtes. Ja selle raamatu tegevuskäigu vältel siis Cecilia kirjutab seda akadeemilist tööd, aga kui tal on see valmis, siis ta jätab oma perekonna maha. Ja on veel 3. tegelane, siis Gustav, kes on Cecilia ja ka Martini parim sõber. Elu lõpus saab tast väga kuulus ja edukas kunstnik Gustavist. Ja Gustav ei suuda siis ühtegi oma suhet pikemalt alal hoida ega vastutada kellegi teise eest. Nii et inimlikus plaanis on ta teistsugune. Ma ei ütleks tõesti, et Martin on kuidagi keskpärane. Pigem ütleks nii, nagu üks Taani kirjanduskriitik ütles, et romaani lõpus tundub, et Martin on romaani ainukene kangelane. Teised on küll väga armastusväärsed inimesed, aga mitte ei ole nad kangelased. Just see kunstiline edu ei ole alati seotud muu vastutuse võtmisega elus. Ja nii on see romaanis ka. Ja on öeldud, et see romaan on ka kiitus või armastuskiri, armastuse kuulutamine kunstile, kirjandusele ja haridusele. Aga ka armastusavaldus ka kõige tavalisemale vastutuse võtmisele, võib öelda nii. Need, kes on kõige silmapaistvamad, Cecilia, kes on suur mõtleja, uurija, Gustav, kes on kuulus kunstnik, kes oma eraeluga samas toime ei tule. Kas see ei ole kokkuvõttes andnud sellist kuvandit, et selles peitub teatud selline vastuolu, et kui ühes valdkonnas õnnestud, siis teises valdkonnas mitte.
jah, see on ju tavaline teema, see on see Fausti teema ja ma ise ka tegelen sellega omaenda elus, et kõik, kes kas kirjutavad või intellektuaalse tööga tegelevad, see haarab nii täielikult iseendasse. Ja kuidagi tuleb nende küsimustega elus tegeleda. Faust ja ennekõike siis Toomas Manni Fausti jutustus, mis mulle kõige rohkem mõju avaldas. See oli ju siis muusik, kes müüb ennast vanakuridele ja ta siis 24 aastat saab muusikalist edu nautida. Adrian on ta nimi, aga armastada ta kunagi ei saa. Adrian elab väga üksikut elu, tal on muidugi kontaktid teiste inimestega, aga ta ei suuda kunagi luua sellist suhet, mis tähendaks ka armastust. Tema elu on suunatud loomingule, seal on kogu tegevus tal vaba, aga armastus jääb tema elust välja. Ja selles on nagu hoolimatuse nüanss ka sees. Hoolimatus näiteks, kui looja parajasti kirjutab. Ei ole võimalik, et kirjutad ja siis mõtled samal ajal, et mis me õhtuks süüa teeme. Ja ma olen sellega ise väga lähedalt kokku puutunud. Mul on poeg 2-aastane ja panna poja ees uks kinni, see on ju ka väga hoolimatu tegevus. No me elame korteris ja mingil hetkel tahab laps tulla ju ikka vaatama, mida ema teeb. Ja selleks, et mina saaksin kirjutada, pean ma olema eraldatuses, kas pool tundi või tund aega ja see on mingil moel siiski hoolimatus teiste suhtes. Ja mul tuleb olla 100% üleni kohal, kui ma kirjutan. Ja see ei tähenda, et ma ei saaks 100% ka näiteks oma pereelus kohal olla, aga see ei ole väga lihtne, et iseenda sees hoida need mõlemad tegevussuunad avatuna. See perekonna elu, olles ema või isa või keegi perekonnaliige ja teiselt poolt nii-öelda kunstniku või mõtleja teekond, kus ollakse täiesti lojaalne oma projektile ja kõik muu jääb kõrvale, sest seda on tarvis loojale ja Gustavil ning Cecilial see õnnestub. Ja mul loodetavasti õnnestub endalgi. Ma arvan, et sama küsimus on kerkinud hästi paljude inimeste ees, kes on loojad. Ja kui avatud silmadega olukorda vaadata, siis küllap annab seda lahendada. Mitte ainult nii, et väita, et ma vajan kunstniku vabadust. See oli ebatavaline näide romaanist. Siiski mõned Cecilia enda sõnad. Aga kui nüüd korraks tagasi minna ja siin on Raakeli kohta öeldud, et ta tegi enda jaoks elu keeruliseks või selle hauakambris askeldamine, nagu see oli öeldud, et ta tegeleb millegagi, mis teda vaevab, ema kadumine. Aga siin on ka öeldud, et juba väiksena lapsena
huvitab teda väga allakäigu stsenaarium. Pompei kohta loeb ta ja katastroofide kohta, Aleksandria raamatukogu hävimise kohta. Ja see täidab suure osa tema elust ja mingit armu elu tal ei ole, meesterahvaid ei figureeri ja tema ajast, tema energiast läheb väga suur osa just selle ema kadumisega tegelemisele. Mida peaks Raakeli kohta ütlema, kas see on terve, mida ta teeb? Jah ja ei. Sest kas elada elavate maailmas või elada hariduse ja kunsti maailmas. Ja Raakel on viimati nimetatu poole justkui rohkem pöördunud, nii nagu Cecilia ka. Ja muidugi on täiesti lubatud ennast täielikult isoleerida, ainult kuulata Bachi muusikat ja tõlkida midagi saksa keelest. Aga kui on perekond, kus on ka lapsed, siis muutub see väga keeruliseks. Ja näiteks kui tõlkimine võtab nii suure osa tõlkija elust, et tavaliseks eluks, igasugusteks pisiasjadeks, millest tavapärane elu koosleb. Praegu me räägime Ceciliast, Raakeli emast. Nende jaoks enam aega ei jää. Ja Raakeli väljakutse, mille ta ka vastu võtab siin, on leida omaenda tee, mitte jälgida oma ema rada, vaid vabastada ennast emast. Ja mõnes mõttes arvan ma arvan, et kunst, haritus, et me läbi kunsti ja hariduse saame võimaluse midagi iseenda kohta teada saada. Ja see võib meid väga sügavalt mõjutada ja mõjutada ka seda, kuidas me tahame oma elu elada. Nii et kuigi Raakel veedab suure osa oma elust raamatukogust, siis samas on ta pidev otsija. Otsib midagi sellist, mis on kadunud, mis toimus minevikus. Ta otsib selle mõtet, püüab aru saada. Ja ma olen endale lubanud, et ma ei räägi kunagi nendest inimestest, ei kirjuta kunagi nendest inimestest, kes on teraapias käinud. Ja Rootsis on niimoodi, et kui õpid psühholoogiat, siis pead ise ka käima pikalt psühholoogi juures teraapias. Ja kui Raakel nüüd õpib ka psühholoogiast, siis ta pidi ka käima teraapias, tegelema oma ema probleemidega, isa küsimustega. Ja kui oleks kirjutanud sellest, siis see oleks kõik olnud väga igav raamat. Raakel otsib oma teed läbi kunsti ja läbi hariduse. Ja Raakel tunnetab ka, kui võimsa mõjuga on maalikunst. Ja see on seotud sellega, mida ta näeb Gustavi maalitud piltidel ja on mitmeid võtmestseene, kus siis emotsionaalne reaktsioon Gustavi maalidel nähtule on väga tugev. Siis Cecilia
silmad on maalitud Gustavi maalile ja need on täpselt siis Peatänava avenüü siis kunstimuuseumis ja need silmad nagu jälgivad Raakelit, kui ta sealt lahkub. Ja siis on räägitud veel ka sellest, et visuaalne mulje liigub sõnadest mööda ja jõuab otse sügavasse kohta ajus, mis tekitab leegitseva tunde nagu tulemere. Jah, selle ma kirjutasin nii, et ma kujutasin ette Gustavi maalitud maale ja lugeja fantaasia reaktsioone ja ma proovisin kuidagi sõnadega kokku viia oma ettekujutuse ja lugeja ettekujutuse. Fantaasia on suurepärane asi, mille me oleme kingituseks saanud. Me saame ette kujutada igasuguseid asju, igasuguseid kontekste luua enda jaoks. Ja mõnikord ma olen väga üllatunud, et inimesed ütlevad mingeid selliseid asju või nad on taibanud, neil on olnud mingeid selliseid taipamisi, mille peale ma ise pole mõelnud. Ja kui mul on siin raamatus Gustavi maalide kirjeldamine õnnestunud, siis see on just seotud sellega, et ma olen ette kujutanud neid maale. Ma ise ka väiksena joonistasin ja kunsti tegemine oli minu jaoks kuidagi nagu mängu pikendus. Ja mingis vanuses näiteks 14 ja 20 eluaasta vahel ma kaotasin selle mängulisuse ära. Ja ma sain aru, et ma ei olnud tehniliselt piisavalt osav ei maalijana ega ka muusikuna. Ja et just see tehniline pool oli puudu. Ja ma olin väga kurb selles mõttes, et ma armastan kunsti, oleksin tahtnud saada maalijaks, ei tulnud sellega toime, aga ma saan sõnadega maalida ja kirjutada raamatuid, nii et väike kompensatsioon. Ja kohe varsti räägime veel sellest futuroloogia teemast ka, aga enne siiski räägime sellest suurest mustast august romaanis Cecilia kadumine. Ja Cecilia isikust lähtuvalt on see siis muudetud see juhtum nagu arusaadavaks. Ja kui Cecilia põgenemiskäitumine sai alguse, kui ta oli 13-aastane ja Cecilia oli üles kasvanud keskkonnas, kus probleemidest ei räägitud ja probleemidest ei räägitud, selle käitumismustri sai ta juba lapsepõlves ja samamoodi Martiniga. Nad ei räägi Martiniga probleemidest ja see on ka võti tema kadumisse. Jah, see on kuidagi sõnatu. Ta küll jättis väikese kirjakese, aga ei mingit selgitust. Ja kui tal oleks olnud sõnad, siis ta poleks pruukinud ära kaduda. Ta oleks sõnadega saanud väljendada oma sisemisi tundeid, oma sisemisi pingeid ja see oleks olnud ka edasiliikumise aluseks. Cecilia ainukene sõbranna, kellega ta eriti tihti ei kohtu ka ja kui nad kohtuvad, räägivad ainult raamatutest. Frederike ütleb tema kohta. Frederikes saab ka psühhoanalüütik hiljem. Ja ta siiski näeb
näeb väga hästi, kes on Cecilia. Frederica ütleb, et no Cecilia on selline, et temaga saab rääkida näiteks piiblist. Ja see koht, kui Cecilia on saanud teist korda emaks, ta on väga kehvas seisus ja nad on Fredericega koos aias ja Cecilia räägib Vanast Testamendist või millestki. Cecilia ei oskagi rääkida või väljenduda. Ta on nii intellektuaalne ja samas ei oska ta kõige lihtsamaid sõnu öelda, et ma tunnen ennast väga halvasti, mul on tunne, et ma ei saa hakkama, sünnitus oli väga raske või midagi sellist tavalist inimlikku. Ta ütleb selle asemel midagi kõrgintellektuaalselt, aga elavate maailmas on ta mingil moel ilma sõnadeta, sõnatu. Ja mina ütleksin ka, et praegu sa selgitasid väga hästi, et ta küll nii-öelda omab keelt palju paremini, aga samas selle juurde kuulub ka sõnatus, vaikus, mis teda ka iseloomustab. Ja Raakel ja Martin selles paksus raamatus ainult ühel korral omavahel räägivad siis Cecilia kadumisest ja siis räägivad nad teemal saksa keele grammatika ja see on midagi, mis ühendab ema ja tütart. Ja Martin ja Gustav, nemad on klammerdunud idealiseeritud Cecilia kuju külge. Gustav maalib temast portreesid ja olgu siis kas pildid või sõnad või kirjeldus. See tähendab nende inimeste nagu lukustamist mingisuguse sõnade või loodud kuju külge. Ja see Gustav on hüperrealist, väga realistlikult maalib. Tõesti väga siis tegelikkusele truult maalib. Aga on üks element, mida ta ei haara maalides ja ei edasta. Raakelil endal on ainult väga hägusad mälestused oma emast ja Raakel tugineb enamasti teiste jutustustele ja peamiselt siis intellektuaalsetele seisukohtadele, mida ema on väljendanud ja see on Raakeli suur probleem. Aga nüüd, nagu öeldud, me osaleme siin futuroloogilisel kongressil ja kuidas sina näed üldse kirjanduse ja lugemise tulevikku? Minu arvates on igati asjakohane küsimus see raamat, nagu ka teised trükitud teosed, mida inimesed tarbivad. See on see traditsiooniline siis kultuuri ja lugemise vorm, aga milline näeb välja tulevik? Mul on 2 prohvetlikku oletust. Esimene on siis optimistlik. Hea kirjandus jääb alati ellu. Ma arvan, et selleks, et inimene midagi tuleviku kohta teada saaks, tuleb midagi teada minevikust, sest see annab meile teada oleviku kohta ja tuleviku kohta. Meil ei ole mingit võimalust neid asju teada. Ilma
tulevikku tundmata. Ja minu arvates tulevikus hakkavad inimesed tundma senisest veelgi suuremat huvi just ajaloo vastu, mis annab meile siis tugipunktid. Muidu vastasel juhul on ainult spekulatsioonid, aga inimese olemus selgub just ajaloos. Ja ühte asja me teame, seda, et inimene on oma olemise esimestest päevadest tegelenud kunstiga ja rääkinud lugusid. Ja selles osas on tohutult suur huvi alati olnud olemas, kuigi meie kogu eksistentsi vältel on olnud väga raskeid perioode. Aga vaatamata sellele inimene on alati tegelenud kunstiga ja kirjandus. Ma arvan, et kirjandusega tegelevad inimesed tulevikus edasi. Me kindlasti igatsema ka tulevikus teoseid, mis ütlevad meie olemuse kohta midagi olulist. Ja minu teine prohvetlik ennustus on see, et kunst tegeleb ikka teatud probleemidega. Praegu ja minevikus on selleks probleemiks olnud siis tohutu info kättesaadavus ja võimalus ka seda avaldada. Nagu iga inimene, kes kunagi on loginud sisse sotsiaalmeediasse, teab, et seal on tohutult igasuguseid asju, väikesi lugusid, pilte, isikuid, arvamusi, hoiatusi, üleskutseid. Ostke asju, poliitilised analüüsid, arvamusi selle ja tolle kohta ja kõike maa ja taeva vahel, mida kõike pakutakse sageli väga siis lühendatud formaadis. Ja lood, mida sotsiaalmeedias iseendast räägime, on fragmenteeritud, lühikesed ja sageli ei ole ka üles ehitatud mitte sõna ümber, vaid pildi ümber. Ja kui see nii on, et pildimaailm, me ju elame tegelikult väga palju just piltide, kujutiste maailmas. Ja kui kaalukauss ka kandub üle rohkem pildi poolele ja siis sisaldub selles ka risk, et inimesed kaotavad lugemisoskuse. Kunagi minevikus see ju nii oli, et lugemine ja kirjutamine oli ainult mõnede oskus. Näiteks kui Tartu Ülikool asutati, siis kõik ju lugeda, kirjutada ei osanud. Katekismus oli ju see, millest alustati. Rootsis vähemalt ja küllap ka siin. Nii et natukene õpetati lugemist. Ja kui see areng, mida me praegu näeme, järgib oma loogikat, siis on ta kuidagi suunatud lugemisoskuse, kirjutamisoskuse kadumisele ja et panna üles pilt on üks asi, aga et formuleerida terve lause, see on hoopis teise sisuga tegevus. Me küll käime koolis ja õpime seda, aga see areng, mida me näeme digitaalses maailmas, on küll ühest küljest väga inforikas, aga see ei julgusta kasutama sõna kui mõtete kvalifitseeritud kandjat. Ja võib-olla tekib selline eliitühiskond, kus mõned
isikud on piisavalt pädevad, oskavad lugeda ja kirjutada ja see on alati olnud ju ka võimutegur inimeste arengus. Tulevikus saab kindlasti sama olema ja raamatute lugemine ise või lastele ette lugemine või siis lugemine sõpradele või sõpradega koos. See on justkui vastuvoolu liikumine ja samas on see mõtlemisvõime nagu võimendamine. See ei ole ju mitte luksus, vaid vajadus, et me ei saa jääda rumalamaks. Ja meie ülesandeks on tagada ka see, et nooremad põlvkonnad ei jääks eemale kirjandusest ja et nad oleksid suutlikud kirjandust haarama. Siin kõlas siis lootusrikkuse ja lootusetuse kombinatsioon. Jah, täpselt. Jah, minul on üsnagi või ei saa olla nii-öelda rumalalt optimistlik. Selge, ma olin plaaninud veel rääkida pikemalt kogutud teostest, aga tundub, et praegu enam ei jõua. Tahan tänada selle vestluse eest ja see, kes soovib, siin on olemas ka need raamatud ja siin me ka katkestaksime, et kui on küsimusi publiku poole pealt, siis on nüüd võimalik esitada küsimusi ja igaks juhuks paneme endale ka kõrvaklapid siia. Kas keegi soovib küsida? Mul oli väike kommentaar alguses. Räägiti Göteborgist kui tööstuslinnast, kui laevaehituslinnatast, aga mõelgem Göteborgi raamatumessile. Ja tõepoolest, ma ise olen väga rahul sellega, et Göteborgis toimub raamatumess ja ma ise armastan seda ja igal aastal käin seal. Aga see vastab täielikult ka Göteborgi lemmiktegevustele, kus toimub siis väga suuri ületusi ja meil on Ullevi staadion ja mingil põhjusel esimest korda selline suvi, kus Ullevi staadionil ei toimugi ühtegi suuremat üritust ja nüüd ajalehed kirjutavad sellest. Ja muidugi on siis raamatumess väga suur üritus, aga see on üks kord aastas, 3 päeva ja siis sõidavad kõik Stockholmi tagasi. Ja see minu kirjastaja ütles, et me proovisime Stockholmis korraldada raamatulaata, aga see ei olnud võimalik. Neid tuleb üritusi korraldada, kus inimesed ise ei ela. Aga see on selline 4 päeva kestev üritus ja Göteborgis on mõned kirjastused, väga head kultuuriajakirjad ja nad põhimõtteliselt tuginevad ühele inimesele ja on siis tuginevad vabatahtlikule tööle ja tegevusele. Nii et
kommertstegevus, äritegevus, mis on raamatutega seotud, on välja arvatud raamatumess väga väikesemahuline. Küsimus oli, kui kaua ma kirjutasin seda raamatut? 10 aastat umbes. Ja siis ma pidevalt nagu töötasin uuesti ümber nende siis kui ma poleks maha tõmmanud, siis oleks see raamat olnud veel palju paksem ja redigeerisin veel 2 korral üle. Kõigepealt siis tõmbasin maha, siis kirjutasin juurde umbes sama palju. Ja siin on väga vähe lauseid, mis ei ole mitmeastmeliselt uuesti läbi töötatud. Ja ka selle raamatuga, mida ma praegu kirjutan esialgse versiooni, 1 peatüki, siis vaatan selle läbi, siis veel üks kord loen läbi 3 või 4 ülekirjutamist, läbikirjutamist. Ja sellest on hull rääkida isegi, sest see sisaldab väga palju tööd. Ja mis puudutab maha tõmbamist, siis siin on näha ka, et üks terve peatükk, mille te maha tõmbasite, siis on eraldi avaldatud Besöket Bell, külaskäik Belli juurde ja mulle see Bell tegelasena väga meeldis, aga kui head on liiga palju, siis ei ole ka hea. Ja need, kes loevad rootsi keeles, need saavad seda siis eraldi avaldatud peatükki lugeda. Øyvind tahtis küsida kõigepealt. Nüüd tuleb küsimus norra keeles. Ja mul on veider küsimus. Miks Raakel? Miks see nimi? Väga hea küsimus. Ma ei tea, kas ma täpselt oskan vastata, aga mulle alati on väga oluline, mis on raamatutegelaste nimi. Mulle peab see nimi tunduma õigena. Raakel. Ja võib-olla meenutab see natukene minu enda nime. Liidia minu põlvkonna hulgas on väga ebaharilik ja Raakel on natukene sama kvaliteediga nimi. Liidia ja Raakel on mõlemad piibli nimed ja oma emalt ma kuulsin. Ema otsustas, et mu nimeks saab Liidia. Ja minu nimi tuli ühest romaanist, mille pealkiri on Den Alvarsamma leken, tõsine mäng. Ja emal oli 2 nime. Üks oli Raakel, teine oli Judit. Ja ta mõtles, et kumba valida.
Nii et see on natuke alter ego nimi, aga ma olin selle ise ära unustanud ja kui mul raamat valmis sai, siis ema meenutas mulle, et see nii oli. Ja veel? Oi, kui toredad küsimused. Ja nii nimed alati ei ole tähenduslikult, aga nad peavad kõlama õigesti, kõla peab olema õige. Martin on ju üsna tavaline nimi tema põlvkonna inimeste hulgas. Cecilia on selline pooltavaline nimi, aga ka ajatu nimi. Gustav ei ole väga tavaline. Ma tahtsin, et nimed nii-öelda toimiksid oma ajas, aga et neil oleks ka mingi selline igavikuline kõla. Ja siis natuke tähenduslikematest nimedest üks tegelaskuju Philipp Franke, saksa kirjanik, Frank, et olla siis siiras, aus, see küll on tähenduslik. Üks peategelastest uues raamatus on siis perekonnanimega Viira, see on peaaegu nagu Veera, Veritas. Aga see ei ole Cecilia väike õde ka selle nimega. Ei, ma tahtsin teda alguses nimetada Aavaks ja Aava oli minu arvates nii ilus nimi, et ma mõtlesin, et kui ma saan tütre, siis ma oma tütrele panen selle nime. Nii et ma hoidsin selle nime nii-öelda iseendale. Aga ma arvan, et minu mees, tema isa on kreeklane ja tema soovib, et meie laste nimed oleksid ka Kreekas kasutatavad. Nii et ma mõtlen palju nimedele, et õigetel inimestel oleksid või inimestel oled õiged nimed. Ja siis teine küsimus oli pikemate või lühemate lausete kohta. Ja ma olen avastanud, et mul on pikemad laused minu stiilis. Aga et siin on ka teatud esteetika. Et kui on pikemad laused ja nende lausete vältel toimub üsnagi palju. Ja nii nagu muusikat mängides vahetatakse tempot, mõnikord natukene kiiremini, mõnikord natuke aeglasemalt. Nii et lühemate lausetega on tempo kiirem. Nii et sõltub stiilist, üldiselt on mul pikemad laused. Ja mulle see meeldib ka ja kindlasti kuulete ka mind rääkimas, kui on rääkides samamoodi, siis mõnikord on lausetes sulud. Mõnes mõttes on lühemate lausete kirjutamine kerge ja pikemate kirjutamine on keerulisem. Nii et see pikk lause ei oleks keerukas. See on päris raske tegelikult. Ma hakkasin praegu mõtlema, et
kui ma seda raamatut kirjutama hakkasin, siis mul oligi selline mõte peas, et kuidas üldse ühte head lauset kirjutada. Ja kuigi mul on kalduvus pikemate lausete suunas, siis mul on tunne, et see teeb minu jaoks asja natukene keerulisemaks. Mul oleks hea meel olnud, kui mul oleks pigem loomulikult selline lühemate lausete kirjutamise kalduvus. Aga võib-olla kunagi kusagil tulevikus tuleb mõni raamat, kus ma konstrueerin selliseid lauseid. Siiani pole seda juhtunud. Aga ma tahaks küsida, kas teil endal ei ole kunagi tulnud tahtmine Göteborgist ära minna Stockholmi või veel kaugemale? Et kuidagi tunnete, et teil on nagu vastutustunne selle oma sünnipaiga ees või et olete tahtnud kunagi Göteborgist ära minna? Väga hea küsimus. Ja selles raamatus teen ma ka väljasõite siis Pariisi, Berliini, Addis Abebasse ja järgmises raamatus samamoodi ka tegevustik liigub teistesse kohtadesse, aga Göteborg on raamatus ikkagi nagu põhitegevuskoht. Ja täiesti õigus, ma tunnen vastutust linna ees. Ma ei usu, et ma Göteborgist kunagi lahkun ja see on seotud sellega, et minu pere on seal, minu patsiendid on seal, minu abikaasa, kes on psühholoog, tema patsiendid on seal. Nii et meil on seal juured sügaval ja minu arvates on see natukene kurb ka, et ma kunagi kusagil mujal ei hakka elama. Ma võib-olla tahaksin kunagi kolida, aga ma arvan, et meie jaoks võimalik ei ole. Natukene vanad oleme, et kusagil mujal juuri alla ajada ja mõnikord olen ma fantaseerinud selle üle, et mõtle, kui saaks kusagil mujal tööd. Ja kuna me oleme psühholoogid, siis rootsi keel on muidugi oluline, võib-olla saaksime ka inglise keeles hakkama. Aga oleks väga suur töö ja sotsiaalne töö Göteborgist ära minna. Ja samas ka nagu lein või kurbus, et ma kunagi ei hakka elama kusagil mujal. Mulle väga meeldib see linn, aga ma arvan, et see jätab ka mingisuguse igatsuse ja Stockholmi ma kindlasti kunagi ei koli, keegi, ma ei usu, et me sinna läheme ja võib-olla kui siis seal on ka pikad korterijärjekorrad ja kui 50-aastaselt siis saada lõpuks korter Stockholmis, no ma ei tea, Stockholmis, vabandust, Göteborgis elades, see on natukene eemal elamine, oled sellest kirjandusseltskonnast eemal, võid välja minna ühe õlle võtta. Raamatumessil ma kohtun oma kolleegidega, see kestab 4 päeva ja siis on see möödas. Mul on üks sõber, kes on tuntud kirjanduskriitik, aga me tundsime juba enne, tema on ka psühholoog ja siis rohkem ma ei tunne inimesi, kes oleks kirjandusega seotud ja mulle see sobib, selles on nagu vabaduse potentsiaal ja see on see, mis minu jaoks on tähtis.
Nad on väga rõõmsad, ülirõõmsad ja tulevad, ütlevad Liidia, milline hea raamat. Ja paljud vanemad mehed loevad ja minu vanuste isad, väga hea sihtgrupp ja mul on hea meel, et üliõpilased loevad ja paljud tunnevad ära selle keskkonna. Ja mõnikord mulle tundub, et mitte mina ei ole hea kirjanik, vaid nemad on head lugejad. Nad loevad nii-öelda fantaasiat kasutades rõõmuga, lustiga ja Göteborgi elanikud on tõesti tohutalt rõõmsad. Ja ma olen tegelikult sündinud maal väikeses külas, mille nimi on Hüsna, 50 kilomeetrit Göteborgist väljas. Ja Hüsna külas elasin ma kuni 16. eluaastani. See on tõesti tavaline põllumajanduspiirkond ja Hüsna elanikud, nemad küll ei ole huvitatud. Nende jaoks ei ole see oluline, et Hüsnast on kirjanik pärit. Ja vaatasin Vikipeediast ja Vikipeedia artiklis selles Hüsna küla kohta. Mina olen kõige kuulsam inimene, kes Hüsna külast on pärit. Ja seal on väike selline alapealkiri tuntud inimesed, kes on Hüsnast pärit ja üks jalgpallur Glenn Hussein. Ja see tema perekonna nimi on kuidagi Hüsna selle kihelkonnaga seotud. Selle nad on ära märkinud, aga minu nime seal ei ole. Nii et ma loodan, et nad ükskord kunagi ärkavad ja ega siis päris Hüsna elanikke ei ole keegi, kui seal keegi vähemalt 3 põlvkonda elanud ei ole ja minu vanemad sinna kunagi kolisid, aga Göteborgi elanikud, nemad on rõõmsad. Umbes 20 keelde. Albaania keeles vist ei ole veel ilmunud, aga hakkab tulema väga paljudes riikides, siis ei tea ju, kas loetakse ka. Aga kirjutatakse ju väga palju väga häid raamatuid ja Rootsis ilmub palju head kirjandust, tõlkekirjandust. Ja vaatame, kuidas siin Eestis läheb sellega. Raamat ilmus natukene varem juba Eestis. Millal eelmisel aastal ilmus? 22. Ah soo, mina sain aru, et see äsja ilmus. Ja just me rääkisime sellest intervjuust, mis äsja ilmus. Ja no sellisel juhul peaks juba teadma, et kas keegi on seda lugenud. Kas keegi oskab öelda midagi selle kohta? Rokukat teost ma olen aru saanud.
aga praegu on meil küll lootus, et üks Eesti kirjanik on selle nagu ette võtnud ja lubanud, et ta arvab ka midagi sellest. Viesto austaja, nii et sellepärast saigi talle pakutud, et äkki ta leiab mingeid sarnaseid. Vaat, väga tore, minule meeldib ka Shelveste. Aga see räägib midagi sellest ka, et retsensioone ilmub järjest vähem, pakutakse vähem avaldamiseks ruumi retsensioonidele. Ja minu arvates on kurb kahju mitte ainult minu enda vaatevinklist, vaid kirjanduse vaatevinklist üldse. Väga põnev, aga nüüd vist on aeg panna punkt. Niikuinii oleme ajaliselt üle läinud ja vabandame sellepärast, aga loodame samas, et täna õhtul kuulsite olulisi ja põnevaid asju. See ei ole vist ainult minu mulje. Veel kord suur aitäh ja suur aitäh kõigile, kes tulid ja kuulasid. Oli väga meeldiv teiega vestelda.